Tere päevast, eetris on Aktuaalse kaamera erisaade. Täna varahommikul vabastati 7 Liibanonis röövitud Eesti kodanikku. Eestlased on toimetatud Prantsusmaa saatkonda Beirutis, nende tervislik seisund on hea. Välisministeerium korraldab nende võimalikult kiire toimetamise kodumaale. Pantvangide vabastamise üksikasju ei ole avaldatud ja äsja näitas Liibanoni televisioon videot vabastatud eestlastest. Nagu nägite, on kõik Eesti jalgratturid kenasti elus ja terved ja näevad üsna rõõmsad välja. Meil on nüüd stuudios välisminister Urmas Paet. Kuidas nägid välja täna hommikused sündmused Liibanonis? No, täna hommikused sündmused nägid välja nii, et umbes kella 5 paiku hommikul siis meie 7 kaasmaalast said vabaks ja siis me toimetasime nad Beirutisse, kuna see vabaks saamine toimus mitukümmend kilomeetrit Beirutist eemal, aga Liibanoni territooriumil, ja siis me toimetasime nad Beirutisse Prantsuse saatkonda ehk siis nii-öelda kindlasse kohta. Ja seal on nad ka praegu, teevad ettevalmistusi siis kojulennuks. Millal see kojulend võib aset leida, millal me Eestis neid näha saame? No ma loodan, et kui kõik nüüd sujub kava järgi, siis homme varahommikul. Olete te nendega ka ise rääkinud või teate sellest, millised olid nende vangistustingimused, kas neid koheldi hästi, kuidas see vangistus välja nägi? No eks neid detaile, ma usun, kõik siin kuulevad Eestis varsti ka asjaosaliste käest ja täpsemalt, aga esmane hinnang on see, et see oli selle aja jooksul kõikuv, et oli perioode, kus oli raskusi näiteks pesemisvõimalustega, kus muud tingimused olid kehvapoolsed, nii et see oli ajas mõnevõrra muutuv, aga üldiselt näiteks toitlustamine toimis. No spekuleeritakse lunaraha teemadel ja on teada, et ega sellest ju me väga täpselt ilmselt teada ei saagi, aga mida te võite täna ja praegu öelda? Kas lunaraha maksti, kes maksis, kui palju maksti? No see jah, ei ole küll teema, mida ükski riik arutaks mingilgi moel. See lugu kestis ju peaaegu 4 kuud. Ja tegelikult sellest sündmuse juhtumisest alates märtsi teisel poolel käivitus kohe, ma võin öelda, operatsioon, rahvusvaheline operatsioon koostöös siis meie partneritega, Eesti erinevad ametkonnad ja paljud teised riigid, Liibanon, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi ja paljud teised riigid veel, kes meid aitasid. Ja selge on see, et nii pika operatsiooni puhul on kulud ja need kulud on üpris suured. Nii et öelda, et mingid kulusid ei olnud, see oleks vale, nii et ühisoperatsioonil on oma kulud. Aga me ei saa rääkida siin sellest, et vahepeal, kui Eesti meedia ei kajastanud seda teemat võib-olla nädalate viisi, et tegelikult oli vaikelu ja midagi ei toimunud, et sellisel teie tasandil töö käis kogu aeg. Jah, mind küll ilmselt vahepeal ei tahetud väga enam uskuda, aga see, mida ma rääkisin kogu selle ligi 4 kuu jooksul, et jah, tõepoolest, info kogumine, analüüsimine, tööallikatega käib, et nii oligi, see käiski. Nii et ka see lõpplahendus, mis siis saabus täna hommikul, et selle eellugu algas tegelikult sama päeva õhtul, kui meie kaaskodaanikud rööviti ja toimus kogu selle aja jooksul. Nii et iga päevaga, iga nädalaga me saime targemaks, me saime selle juhtumi lahendamisele lähemalt. Nüüd see, et kõiki asju kogu aeg ei olnud võimalik jagada jooksvalt avalikkusega, et selle peamine põhjus oli see, et me ei tahtnud anda vähimatki võimalust, et ükskõik milline ettevaatamatult võib-olla välja libisev infokild, mida paraku võivad lugeda ja kuulda ka need inimesed, kes selle teo taga olid, et võiks kahjustada seda lõpplahendust. Nii et seda riski me ei pidanud õigeks võtta. Kas Eesti riik on eraldi tänulik ka mõnele teisele riigile või keda te siin tänama peaksite või me peaksime? Loomulikult neid, kes aitasid seda juhtumit lahendada, oli väga palju, et kõigepealt siin samas meie Eesti ühiskonnas sees.
alates Eesti ühiskonna kui terviku toetusega selle juhtumi lahendamisele, see oli kindlasti väga oluline. Erinevate ametkondade vaheline koostöö Eesti riigis sujus väga hästi. Lähedased, nende röövitute lähedased ja sugulased, ka nendega, näiteks Välisministeeriumi ja teiste ametiasutuste koostöö meil oli väga hea. Et selles osas, arvestades kui raskes olukorras need inimesed olid, ma tahan neid selgelt tunnustada. Rahvusvaheliselt neid riike, kellega me ühes või teises etapis tegime koostööd, neid on kaugelt üle 10. Aga üks, keda ma tahaksin eraldi esile tuua kindlasti on Liibanon, Prantsusmaa, kindlasti ka väga oluline abimees, samuti näiteks Saksamaa, Türgi, aga nagu ma nimetasin, neid riike on veel ja veel. Suur aitäh teile ja palju õnne, see töö lõppes ju edukalt. No palju õnne meile kõigile ja ma tõepoolest loodan väga, et homme varahommikul siis need pered, kelle 7 liiget olid teadmatuses vahepeal, et see lugu lõpeb siis homme hommikul siin Tallinnas kõigile õnnelikult. Aitäh, välisminister Urmas Paet. Aga peaminister Andrus Ansip kinnitas tänasel pressikonverentsil, et mis puudutab lunaraha maksmist, siis valitsused terroristidega läbirääkimisi ei pea. Toimunu täpsed asjaolud jäävad aga pikaks ajaks saladuseks. Valitsused terroristidega läbirääkimisi ei pea, valitsused lunaraha ei maksa. See deklaratsioon ei kehti mitte ainult Eesti Vabariigi valitsuse puhul antud juhtumil, vaid kõigi teiste riikide valitsused kinnitavad täpselt seda sama. Ei kuule te siit selle laua taga mitte mingit muud sõnumit. Palju sellest operatsioonist jääb saladuseks väga pikkadeks aastateks, sest tegemist ei ole mitte ainult Eesti riigi saladusega, vaid mitmete teiste riikide saladustega samamoodi ja kahju, aga kõike ilmselt lähema 50 aasta jooksul toimunust rääkida avalikkusele ei ole võimalik. Vabastatud ratturite lähedased hingavad kergendatult, et enam kui 100 päeva väldanud pantvangidraama on nüüdseks läbi ja nad on selle eest tänulikud Eesti riigile. Lunaraha perekondade väitel maksta ei tulnud. Jõudnud juba oma pojaga rääkida? See on nii hea küsimus, et sellele mul on väga raske vastata, aga kui päris aus olla, siis jah. Millised need sõnumid on? Sõnum on, ühesõnaga, mina küsisin tema tervise üle ja kõikide poiste tervise üle ja tema küsis meie, see tähendab koduste tervise üle ja mõlemad olid, positiivsed ja mulle tegi eriti rõõmu see, et poisid on kõik terved. Kuivõrd te jõudsite rääkida sellest, mis siis toimus nende enam kui 100 päeva jooksul? Sellest me ei jõudnud üldse rääkida. Kas te teate, millal nad nüüd koju jõuavad? Delfis lugesin, et pidi minema täna lennuk ja nad homme ära, aga kas see on nüüd, tavaline liinilennuk, mis käivad, Beiruti või mis tahes Frankfurdi vahet või seda ma ei tea veel. Kuivõrd te saate avalikustada seda, mis toimus selle 100 päeva jooksul, kuivõrd see riikide vaheline koostöö sellel teemal? Kuidas see vabastamine nagu teoks? Tähendab, ma arvan, et seal on vist 3 asja. Üks asi on kinnivõtmine, millest saab ilmselt rääkida, siis teine on siis vangisolek või ma ei tea, mis ta on pantvang või vangisolest, millest saab ka rääkida, aga vabastamine toimus niimoodi, et nad lihtsalt vabastati. Ja tähendab, aga praegu me sellest ei räägi veel. Küsimus, mida ka kommentaariumites küsitakse, kui palju maksti? Tähendab see, kui nüüd vaadata praegu Delfit ja vaadata Liibanoni julgeoleku, kas ta oli poss või mingisuguse mehe vastust, et ühesõnaga lasti lihtsalt vabaks, sellepärast, et asi ei ole mitte ainult rahas, vaid asi on tähendab ka selles, et uus Liibanoni valitsus, mis eelmine nädal paika pandi, tähendab uuel Liibanoni valitsusel oli vaja saada plusspunkte, seepärast seal on jamasid palju ja kuna uus Liibanoni valitsus on seotud või ka isegi Süüria riigi loale loodud, see tähendab ühesõnaga Liibanonil oli vaja plusspunkte ja see minu arust on väga hea võimalus plusspunkte teenida, nii et võib-olla on see ka tõsi, et see rahajutt jääb hoopis kõrvale. Sellepärast see asi lahendada 7 poisi vabastamisega on kindlasti Liibanoni valitsusele hulga lihtsam kui midagi muud teha. Teie poja esimene sõnum teile oli? Oleme vabad. Olete saanud juba oma vennaga rääkida? Mina mitte, aga teised on juba. Mis need sõnumid sealt on? Oleme elus, terved, vabad. Uudistega oleme aga eetris taas kell 17. Kohtumiseni.